Käisime noorte korvpalli TV-ga külas Vastse-Kuuste kooli üldkorvpallitrennis. Selles trennis osalevad nii lapsed, kes käivad veel lasteaias, kuid ka kohal on vanemate klasside poisse ja tüdrukuid. Vastse-Kuustes veab korvpalli asja eest treener Mai Nigul. Kuidas korvpalliga Vastse-Kuustes on? No meeldib ikka osadele väga, aga osadele ei meeldi, kui ta kellegile. Mis teised spordialad teil on siis ja kas korvpall on siis ikkagi number 1? Ongi number 1, sest mina olen see korvpallihaige ees, et arvata võib, kes ette satub, selle järgi on. Aga vibu ka tehakse meil päris hoolega ja ikka kergejõustikud ka natukene, et kellele mis peale läheb ja mis paremini välja tuleb. Kas te käite lastega korvpallis võistlemas ka? Jah, käime, et nende ühtede poistega mängime Eesti meistrivõistlustel ja siis igasugused turniirid ja kuhu välja saame minna, võimalik siis lähme. Ongi probleem, et isegi kui me kaotame ja päris suurelt, siis kohe koju sõidul küsitakse, et kuna uus mäng on, et mängida tahetakse, nagu näete täna. Kuidas üldse lapsi trenni meelitatakse? Vaatan, et siin on neid päris palju kohal. Kuidas see teil õnnestub? Mõned tulevad ise, aga mõnda tuleb veenda. Tavaliselt tulevad ise need, kel eriti loodus pole palju kinkinud ja andekamaid tuleb meelitada natukene ja rääkida ja tulevad. Kuidas te olete leidnud tee korvpallitrenni? Ma ei tea, hakkas huvitama. Vaatasin telekast ja hakkasin käima. Mu sõber hakkas käima ja mu isa hakkas korvpalli mängima ja siis ma tulin ka siia korvpalli mängima. Mu isa on vallavanem ja ta mängib kõvasti korvpalli ja mu vend ja käib ka korvpallitrennis ja niimoodi ongi. Ja mina tulin see korvpalli vabatahtlikult. Hakkasin käima esimeses klassis. Siis enam ei käinud ja nüüd hakkan uuesti käima. Mis teile korvpalli juures kõige rohkem meeldib? Ma ei tea, kõik. Päris peaaegu kõik asjad meeldivad korvpalli juures. See on väga hea korvpalliala, et siin peab tegema trenni ja jooksma ja viskama ja kõike peab siin tegema tegelikult. Kas te käite ka võistlemas? Ja täna just käisime võistlemas Põlvas Mesikäpa hallis. Ei läinud just kõige paremini, 8. koha saime, et 1 võit ja kõik teised kaotused. Aga kas teile meeldib rohkem trennis käia või võistlemas? Mõlemat. Ma ei tea, võistlemas on natuke nagu varem, et siis ei pea oma koolisõpradega mängima, et saab kohe nagu teise kooliga mängida, vaatame, kui osavad nad on. Ja siis saab oma osavust näidata. Kui kaua te korvpallitrennis olete käinud? 4 aastat. Koolis oli korvpallitrenn ja siis mõtlesin, et hakkan ka käima. Mis sa tahaksid, et trennis oleks rohkem? Mängu. Nii, nüüd teeme natuke siit perekest ka. Pealt viskan kaaslasele palli. Kuidas te tee siia trenni leidsite? Ma ei tea, nägin lihtsalt, kuidas teised mängivad ja siis tahtsingi. Hakkasin lihtsalt, kui hakkasin käima trennis, siis oli üks nüüd ega, siis mõtlesin, tulen ka. Kas te käite ka võistlemas? Ja me mängime nagu teisel ja Tartu Kalevial mängime mõned meest, sest endal meil pole nii palju tüdrukuid, et käia võistlemas. Jah, võistlustel käime suhteliselt tihti. Täna käisime juba ja saime 3. koha. Vaatan, et trennis on väga palju poisse, et kuidas te saate siin hakkama? Poistega on kerge. Nad ei ole nii tugevad, et me jääksime alla. Kuidas te saate trennis hakkama, kui siin on nii palju eri vanuseid lapsi? No eks ta üks fantaasia vili ole, et eks me võib-olla seepärast kaotagi, et meil nagu võistkonnamängu ei ole, et me lihtsalt anname selle spordiarmastuse ja siit edasi siis, kes juba tahab, saab spetsiifiliselt harjutada. Päris nii võistkonnana jah on raske, et eraldi teeme mõne trenni, aga natuke pudru ja kapsad on, aga joosta nad saavad ja mängurõõmu ka. Aga tulevik on Vastse-Kuustel korvpallis ikka siis hea? Suuremad poisid, üks hea punt, kes meil lõpetas, on ikka 5 tükki on rokki all ja need on ikka suured eesmärgid seadnud endale, et näeb, mis sealt välja tuleb ja kuidas need õnnestuvad, aga üks vend ütles, et tema tahab NBA-sse jõuda, no näeme.
edu talle!